Teeme piiblit lahti. Läheme siis teise Moosese raamatu juurde. Teine Moosese raamat. Maailmast välja kutsutud. See on see raamat, kus Mooses on kõik kirja pandud, kuidas Jumal päästis Iisraeli rahva ära Egiptusest, juhatas neid Siinai mäele, kus ta andis neile oma seaduse. Ja see kogu see raamat siis tuletab meile meelde, et Jumal on vägev ja ta on väga püha Jumal. Siis täna oleme 4. peatükis. 4. peatükis. Mõtleme korraks, milline see on see aeg, see hetk, kui me kõik seisame Kristuse kohtujärje ees. Ja kujuta ette, kõik usklikud Jeesuse ajast kuni tänapäevani, kes on Jeesusesse uskunud, kõik seisavad. Kõik, kes me oleme Jeesusesse uskunud, me kõik seisame seal Kristuse ees. Ja me anname talle aru. Umbes nii nagu see Jeesuse tähendamissõna, mida just lugesime Matteuse evangeeliumist. Kõik annavad aru, et milline elu oled sa elanud Jeesusele. Ja sa vaatad ümber, et on nagu 10 000, võib-olla miljoneid inimesi. Ja ühe kaupa kutsutakse inimesi ette aru andma. Ja sa vaatad, et järgmine inimene tuleb ette. Ja siis raamatud tehakse lahti. Ja siis loetakse nendelt, et milline elu ta elas. Ja sa kuulad kõik, mida see inimene on teinud oma eluga. Ja sa kohe saad aru, et see kristlane, kes praegu seisab Kristuse ees üksi, et tema on olnud ustav sulane. Et tema on jäänud Kristusele truuks. Ja tal olid rasked ajad, aga alati lootis Jeesuse peale. Alati püüdis nagu õigesti elada ja jagas Jeesust oma sõpradega. Ja tema pärast on paljud tulnud Jeesuse juurde. Ja siis ta saab väga kiita Kristusest. Ja ta saab autasustatud selle eest, kuidas ta on elanud. Ja suure rõõmuga ja Kristus võtab ta vastu enda kuningriiki. Aga siis kutsutakse järgmist inimest sinna ette. Ja sa oled märganud vahepeal, inimesed sinu ümber, mõned ootavad suure rõõmuga, et millal mina saan sinna ette. Teised vaatavad nagu maasse ja nemad on natuke nagu hirmul, et nad kardavad sinna minna. Ja siis järgmine inimene on seal ees ja üksi. Jälle kõik loetakse ette, mida ta on teinud ja mida ta on jätnud tegemata. Kõik on seal kirjas. Kuidas ta elas, kuidas ta kohtles nagu teisi inimesi. Ja sa kohe saad aru, et see kristlane, küll on ta Jeesusesse uskunud, aga muidu ta on elanud täiesti iseendale. Ta on olnud isekas, ta on olnud uhke, et nagu vahel käis kirikus, aga piiblit ei lugenud, aga kuidagi ta siis sai sinna, sellepärast, et Jeesus on ta päästnud ja ta võttis Jeesuse vastu. Aga Kristusel ei ole mingit häid sõnu talle öelda. Pigem on ta pahane tema peale. Ja ta ütleb, et sina oled elanud iseendale. Sa ei mõelnud sellele, et kunagi sa seisad minu eest ja annad aru minule. Kindlasti sa teadsid seda. Aga sa ei valmistusid, sa ei elanud niimoodi.
Ja siis see päev, mis pidi olema nagu suur rõõmupäev, et lõpuks ta näeb Jeesust näost näkku. See on muutunud selliseks päevaks, kus on häbi ja kus on kahetsus. Kuidas olla siis selline edukas usklik inimene? See on päris tõsine küsimus. Me kõik tahame olla nagu sellised edukad, et sel päeval, kui me seisame Kristuse ees, saame kiita. Et see oleks rõõmupäev, mitte selline kahetsuse päev või täis häbi. No kui sa tahad olla edukas, siis kõigepealt peame meeles, et Jumal on see, kes mõõdab sinu edukust. Kas sa oled edukas või ei ole? No vaatame meie tekstis 4. peatükis ja see on 18 kuni 23. Ryland, kas sa leidsid mulle vett? Aitäh. Aitäh, Ryland. Nüüd ma loen alates salmis 18. Siis Mooses läks ära ja tuli tagasi oma äia Jitro juurde ning ütles temale, ma tahan minna tagasi oma vendade juurde, kes on Egiptuses, et näha, kas nad on veel elus. Ja Jitro ütles Moosesele, mine rahuga. Issand ütles Moosesele Midjanis, pöördu tagasi Egiptusesse, sest kõik need mehed, kes nõudsid su hinge, on surnud. Ja Mooses võttis oma naise ja pojad ning panid neid Eesti selga ja läks tagasi Egiptuse maale. Ja Mooses võttis Jumala kepi oma kätte. Issand ütles Moosesele, kui sa lähed ja tuled tagasi Egiptusesse, siis vaata, et sa teed Vaaro ees kõik need imeteod, mis mina sinu kätte olen andnud. Aga mina teen ta südame kõvaks ja tema ei lase rahvast ära. Kuid ütle Vaarole, nõnd ütleb Issand, Iisrael on minu esmasündinud poeg ja ma ütlen sulle, saada mu poeg ära, et ta mind teeniks. Aga kui sa keeldud teda saatmast, vaata, siis ma tapan su esmasündinud poja. Moosesel oli selge ülesanne. Mida ta pidi tegema? No, Jumal ütles, et sa lähed Egiptuse maale ja sina lähed Vaaro ette ja sa ütled talle, et lase Iisrael vabaks. Me läheme kõrbesse Jumalat teenima. Sa nõuad seda, sa ütled, et see on Jumala sõna, et ta peab seda tegema. Jumal ütles ka, aga Mooses, sa tead ette, ma annan sulle teada ette, et Vaaro ei lase neid vabaks. Küll sa nõuad ja sa ütled, et see on Jumala sõna, aga ta ei lase neid vabaks. Ma teen tema südame kõvaks. See oli selge ülesanne, et Mooses, mida ta pidi tegema? Ta pidi Vaaro veenma ja sundima. Ei, lihtsalt talle Jumala sõna rääkima. See oli tema ülesanne. Ja mida Vaaro tegi, see oli Vaaro asi. See oli Vaaro ja Jumala vahel. Moosese ülesanne oli täidetud, kui ta lihtsalt andis talle teada. Sest Jumal on see, kes mõõdab edu. Edu tunnused. No, maailm mõõdab edu natuke teistmoodi kui Jumal. No, me kõik teame, kuidas maailm mõõdab seda edukust. Et kas see mees või kas see naine, kas sa oled edukas? No, siis me vaatame, millist autot ta juhib. No, kas on kallis auto või selline kasutatud auto ja natuke roostes. No, vaatame, millises majas ta elab. No, sellega saame kohe aru, kas ta on edukas inimene. Kui palju kinnisvara ta omab või
kui räägime spordist, siis kui ta on edukas sportlane, siis tal on need karikad kui palju ja medalid kui palju. Kui tal ei ole, siis ta ei ole edukas. Või ma ei tea, võib-olla noored mõõdavad natuke teistmoodi oma vahel. Vaatavad ümber. No, kellel on mingi boyfriend või girlfriend? No, see on siis kõva poiss ja hästi populaarne. No, see on ilus tüdruk, tal on kogu aeg mingi poissõber. Edukas ja no, tema teab. Ja või võib-olla sotsiaalmeedias vaadata, et no, sa oled YouTuber, no kui palju siis jälgijaid sul on? Mingi 12. No, siis sa ei ole edukas. Aga no, mul on mingi 500 või 1000. Ma ei tea, võib olla. Sul on jälgijaid siis palju, siis oled edukas. Siis sa tead, mida sa teed. Aga no, loomulikult, issand ei mõõda edukust niimoodi. Kui sa seisad Kristuse eest, ta ei hakka küsima, et no, kui palju jälgijaid sul on või millises majas sa elasid. Ta ei hakka selliseid küsimusi küsima. Issand tahab teada, kas sa oled ustav sulane. Kas sa oled jäänud issandale truuks, oma naisele või mehele truuks või kas sa oled oma pere eest hästi hoolitsenud näiteks. Tema siis vaatab, kas sa oled kannatlik või kas sa oled alla antnud. Kas sa pead vastu või kas sa oled selline, kes no on raske ja siis ma enam ei taha. Ma siis jätan oma pere maha või naise või mehe maha, et enam ei sobi, ma lähen. No, issand mõõdab selliseid asju, ustavust, kannatlikkust, vastupidavust. See tuletab meelde kohe, mitte ainult see tähendamissõna nendest talentidest, millest just lugesime Matteuse evangeeliumist, et ta andis ühele 5, teisele 2 ja siis viimasele 1 talendi ja mida nad tegid nendega. Iga ühele sai nagu mingi teise summa. Üks sai rohkem, üks sai vähem. Aga issand oli huvitatud selles, kas sa oled ustav sulane. No, kellel oli 5 ja sai juurde 5, sai sama kiidetud kui see, kellel oli 2 ja sai juurde 2. Aga kes midagi ei teinud, no siis issandale ei meeldinud see. Või see lugu, kui Jeesus oli seal templis ja kõik need rikkad mehed, nad andsid see templi nagu kasti, no annetust nagu kasti, nad panid nagu suur raha sinna ja siis tuli järgmine rikas mees ja kui palju kulda just pani ja rahvas vaatas, kõvad mehed, suured, edukad mehed. Aga siis Jeesus vaatas, et üks lesknaine pani nagu 2 senti sinna sisse. Ja Jeesus ütles, vaata, mida see lesknaine tegi. Tema pani kõige rohkem sisse. Jüngrid, kuidas ta pani kõige rohkem? Jeesus ütles, et no need rikkad mehed, nad panid jah palju, aga nendel on nagu 1000 korda rohkem kodus. Aga lesknaine, kui ta andis 2 senti, see oli kõik, mis tal oli. Ta andis kõike. Need rikkad mehed ei andnud kõike. Nendel on mugav palju anda, sest nendel on väga-väga palju. Issand mõõdab natuke teistmoodi edukust. Siis tuletame meelde, et issand on see, kes mõõdab. Mooses läheb Vaaro ette. No, ta on edukas, kui Vaaro laseb neilt kohe vabaks. Ei, ta on edukas, kui ta teeb, mida issand ütles, et ta räägib Jumala sõna talle. See on kõik. Mida Vaaro teeb, see ei ole, Mooses ei vastuta sellele. Aga siis teiseks, tahad olla nagu edukas ja sul läks hästi.
Kristuse kohtujärje ees. Las Jumal mõõdab see edukust ja siis tuletame meelde, et edu algab kodus. Edu algab kodus. No Mooses peab nagu Vaarole minema. Aga enne oli üks probleem kodus. Loeme siis sellest. Salm 24. Aga kui ta oli teel öömajale, tuli Issand temale vastu ja püüdis teda surmata. Mis asja? Siis Sipora võttis kivinoa ja lõikas ära oma poja eesnaha, puudutas sellega ta häbet ning ütles, sa oled tõesti mu verepeigmes. Siis see jättis tema rahule, sel ajal öeldi verepeigmes ümberlõikamise tähenduses. Mida me just lugesime? Mis toimub? No, mis toimub oli see, et Mooses oli jätnud midagi kodus tegemata. Mis on see asi sellest ümberlõikamisest? No, kui mäletate, kui olime esimeses Moosese raamatus, see käsk anti kellele esmalt? Abrahamile. Jumal ütles, et Abraham, sina oled minu rahvas. Sinust tuleb minu valitud rahvas. Kõik sinu mehed ja pojad saavad ümber lõigatud. Kui ta on nagu 8 päeva vana. Kui ta on juba mees, siis kohe. Ja sellest ajast pidid kõik Abrahami järglased, nende nagu kõik meesterahvad pidid olema ümber lõigatud. Aga Mooses ei olnud seda teinud oma pojale. No, võime mõelda, et nagu arvata, miks ta jätti selle tegemata. Ei tea, mõni ütleb, et Sipora ei olnud hebralane, ta oli Midianist. Võib-olla ta ei saanud sellest aru ja ei tahtnud ja siis Mooses andis järgi, okei, siis me ei tee. Me ei tea, miks ta jätti selle tegemata, aga see oli tegemata jäänud ja Issandale ei meeldinud, otsustas, et Mooses siis ei lähe, ei kõlba minna Vaaro ette ja et päästma minu rahvast, kui ta ei kuula minu sõna. Ja Issand tuli tema vastu. No miks siis Sipora pidi seda tegema? Võime järeldada, et kuna Issand oli vihane Moosese vastu, võib-olla siis Mooses oli juba nagu väga haige voodis ja suremas, ta ei jõudnud midagi tegema ja siis Sipora pidi seda tegema tema ees. Ja ilmselt talle ei meeldinud see, aga ta tegi seda, et päästa oma mehe elu. Siis Mooses sai sellise häbi, et jätti selle tegemata. Sa ei olnud nagu hea isa oma lapsele ja siis nüüd oma naise silmis on ta kaotanud mingi au ka, et Mooses, milline mees sa oled, et ma pidin seda tegema. Nii, siis Mooses pidi kodus enne kõik korda tegema, kui ta läks Vaaro juurde. See oli kõige tähtsam. Pere teenimine ja hoidmine on sinu esimene kutsumine. On olnud mõned suured Jumala mehed Ameerikas, kellest me räägime vahel. No üks nendest Billy Sunday, kes oli Billy Sunday. No suur evangelist, tal olid suured teenistused erinevates linnades Ameerikas. Tuhandeid inimesi tuli, et teda kuulata ja tema siis kuulutas evangeeliumit inimestele. Ja tänu sellele paljud inimesed tulid Jeesuse juurde, sest ta oli väga andekas jutlustaja. Ja tema oli endine pesapallur. Ja kuna isegi tänani, et see pesapall meeldib väga ameeriklastele, siis tal oli üks pesapalli jutlus, mida ta tegi. Kuna ta oli nagu sportlane ise, hästi energiline,
siis teate, et pesapallis on need baasid, esimene, teine, kolmas ja siis kodu. Et kui sa lööd palli, siis sa hakkad jooksma esimese baasini näiteks. Ja siis oma jutluses, pesapalli jutluses, kui ta rääkis selles evangeeliumist, igas punktis ta läks järgmise baasi juurde. Et rahva hulk oli seal ja ta läks sinna ja siis ta läks sinna ja sinna lõpuks kodu. Ja et nüüd tule Jeesuse juurde. No see rahvale väga meeldis ja kõik said aru sellest evangeeliumist selle pärast. Aga Billy Sunday jättis oma pereelu maha kahjuks. Et tema oli kogu aeg ära, aga tal oli oma naist vaja, et ta oleks tema juures ja tema oli see peamine korraldaja ja ta tegi selle nagu väga hästi ka. Et siis nad mõlemad otsustasid, et no meie 4 last siis me jätame nende siis teiste kätte, kes hoolitsevad nende eest ja koolitavad neid ja sest meie peame Jumalat teenima, meie peame reisima igale poole, sest inimesed saavad päästetud. Aga mis sai nendest lastest? No see on üldiselt teatud, et tema 3 poissi, nemad ei uskunud Jeesusesse. Nemad jätsid kogu selle Jumala asja maha. Nemad elasid täiesti maailma elu. Nemad jõid palju, pidutsesid, ei olnud truud oma naistele ja üks tema poeg George isegi tappis ennast. Hüppas nagu aknast välja ja tappis ennast. Billy Sunday oli suur, kõva jutlustaja, aga ta jättis need asjad kodus tegemata. Ei kasvatanud oma lapsi. Aga üks teine jutlustaja, väga suur, Billy Graham. No Billy Graham, see on asjakohane praegu, sest tema lapselaps tuleb Eestisse laupäeval, pühapäeval jutlustab. Billy Graham jälle, tema oli vist kõige suurem evangelist kunagi. Mõned ütlevad, et tema on kuulutanud evangeeliumit kõige rohkematele inimestele kunagi maailmas. Tuhandeid. Ja tema on reisinud ümber maailma igale poole. Kunagi oli ta siin Eestis. Kas see oli 80-ndatel või 90-ndatel? Jah. Isegi, see oli nagu Vene ajal isegi. Uskumatu. Aga ta tuli siia, kuulutas evangeeliumit, ta on igal pool käinud. Kas tema oli hea isa? No ma arvan, et see on juba arusaadav. Tema poeg Franklin teeb täpselt sama asja. Kuulutab evangeeliumit igal poole maailmas ja siis tema lapselaps tuleb siia Eestisse. Tema teeb ka sama asja. Jutlustaja, ta on ustav, armastab oma naist, kasvatab oma lapsi ja Billy Graham oli siis, võime öelda, et ta jätnud seda tegemata kodus. Et ta oli ka selles mõttes edukas Jumala silmis. No, me võime rääkida isegi meie oma pastorist seal Minnesotas. Näiteks, kui Angela kasvas üles Minnesotas, tema pastor oli Clark Poorman või Dr. Clark Poorman. Ja tema oli väga hea pastor, ta armastas oma kogudust. Ja nüüd on tema poeg Mark Poorman, meie pastor praegu. Ja Clark Poormani tütar on koguduse sekretär, et nagu saadab e-maile ja ma ei tea, kõik ta teeb palju asju. Ja siis meie praegune pastor, Mark Poorman, tal on ka poeg, Mark, sama nimega, Mark Jr, ta ütleb. Mark Jr ja tema ka töötab meie samases koguduses. Et võime öelda, et see Clark Poorman ja see pere, nemad ei jätnud
selle koduasja tegemata. Nemad on kasvatanud oma lapsi ja nemad teenivad Jeesust. Edu algab kodus, see on kõige tähtsam. Ja siis oleme valmis minema ja Issandat teenima. Ja siis viimaks, kui sa tahad olla edukas, siis edu tuleneb kuulekusest. Kõige tähtsam on see, et sa kuulad Jumala sõna. Ja nüüd me näeme, et Mooses kuulas Jumala sõna. Salmid 27 kuni peatüki lõpuni. Salm 27. Ja Issand ütles Aaronile, mine kõrbesse Moosesele vastu. Ta läks ning kohtas teda Jumala mäe juures ja andis temale suud. Ja Mooses tegi Aaronile teatavaks kõik Issanda sõnad, kes teda oli läkitanud ja kõik imeteod, mis ta teda oli käskinud teha. Siis Mooses läks koos Aaronile ja nad kogusid kokku kõik Iisraeli laste vanemad. Ja Aaron rääkis kõik need sõnad, mis Issand oli Moosesele rääkinud ja ta tegi imetegusid rahva silme ees. Ja rahvas uskus, et kui nad kuulsid, et Issand oli tundnud muret Iisraeli laste pärast ja et ta oli näinud nende viletsust, siis nad kummardasid ja heitsid silmeli maha. Mida Mooses siis tegi? Ta pidi Egiptusesse minema. Ja kõigepealt ta pidi need Iisraeli laste vanematega kokku saama. Et enne kui ma lähen Vaaro juurde, ma pean teile kõigepealt seletama, mida ma teen ja miks ma siin olen. Ja me teame, et see oli üks vabandus, mida ta tõi natuke varem selles peatükis, et Jumal, ma ei saa minna, sest nemad ei usu, et sa oled mind saatnud. Ei usu. Jumal andis talle need 3 tunnustähte, kui mäletate, et tema oma kepp viskab maha, muutub maoks ja siis võtab selle mao kinni, muutub jälle kepiks. Okei, võib-olla Jumal on siin saatnud. Teine oli see, et ta pani käsi nagu põue sisse, võtab välja täiesti pidalitõbine. No selline haigus, mida ravida ei saa. Paneb tagasi, võtab välja, nüüd on täiesti terve. Võib-olla Jumal ongi siin saatnud. Ja Jumal ütles, et kui nad ei usu sind nende pärast, siis viimane on see, et sa võtad vett ja valad välja ja see on muutunud vereks. No siis on kindlasti selline üleloomulik asi. Ilmselt Mooses näitas neid tunnustähti Iisraeli vanematele ja nad said aru, et tõesti Mooses, Jumal on meie palveid kuulnud ja sind saatnud meid päästma. Halleluuja! Tänu Jumalale! Ja nemad rõõmustasid. Ja Mooses oli suur õnnistus neile, andis neile suurt lootust. See on sellepärast, et Jumal mõõdab edu esmalt sinu kuulekuse järgi. Kas Mooses tegi seda, mida ta pidi tegema? Jah, ta tegi kõik täpselt ja see oli õnnistus neile. No näiteks, jälle ma mõtlen sellele lootuse ajale. Kohe on see tulemas. See lootuse aeg. No kuidas me siis pärast teame, kuidas me saame aru, et kas see üritus oli edukas pärast? Kas, ma ei tea, võib-olla numbrid näitavad, kas oli edukas. Me loeme neid, kes tulid kohale. Kui tuli 2000, siis ei olnud edukas. Aga kui tuli 6000, inimesed ootasid seal väljas, siis oli edukas. Võib-olla niimoodi. Või pigem niimoodi, et pärast siis me loeme üles neid järeltöö kaarte.
et inimesed, kes on ette tulnud ja kirja pandud, et ma võtsin Jeesuse vastu täna või et ma uuesti pühendan oma elu Jumalale täna näiteks. No siis me loeme need üles, siis me teame, kas oli edukas. Või lihtsalt vaatame, kui palju tulevad ette. Kui sa oled seal kohal, siis sa vaatad, kas tuli 10 inimest ainult või kas tuli 300 inimest või kui tuleb 500, siis oli edukas. No need asjad, need numbrid võib olla nagu kasulikud teada, et kuidas saame nagu paremini teha järgmine kord. Aga pigem see Jumal siis jälle ta mõõdab seda kuulekuse järgi. Kas me olime selle üritusega Jumalale kuulekad? Kas evangeeliumit kuulutati seal täpselt nii, nagu Jumala sõnas on kirjas? Siis oli edukas. Kas me kutsusime ja toime inimesi sinna? No siis oli edukas. Võib-olla sa ütled, no ma kutsusin oma sõpra, aga ta ei tulnud. Aga kas sa kuulasid Jumala sõna? Kas sa kutsusid teda? No Mooses pidi minema vaaru ette, et lase need vabaks. Jumal ütles, et aga ta ei tee seda. No võib-olla sinu ülesanne oli lihtsalt see, et kutsuda. Võib-olla see oli väike järgmine samm nende elus, kuidas nad tulevad Jeesuse juurde, et sa kutsusid. Ja praegu ütles, et ei tule. Aga ma loodan, et mõned tulevad ka. Ja kas me palvetasime selle ürituse eest, et inimesed saaksid päästetud? Kas me palvetasime, et Jeesus saadaks rohkem inimesi oma nagu põllule? Nagu ta ütles, et peame niimoodi palvetama. No see on pigem, kuidas Jumal mõõdab see, kas olime kuulekad selle üritusega. Edukas kristlane on kuulekas kristlane, tähendab. No jälle siis kujutame ette, oleme Kristuse kohtujärje ees, nagu miljoneid inimesi meie ümber. Ja kui sa oled Jeesusesse uskunud, siis sa oled seal. Ja sa ootad oma korda. Aga kas sa sel päeval, kas oled edukas? Kas oled nende hulgas, kes on hirmul, kes kardavad sinna ette minema, sest nad teavad, et ei lähe hästi minuga. Või kas oled üks nendes, kes on täis rõõmu, sest lõpuks sa tuled Jeesuse juurde ja lõpuks ta tasub sulle kätte selle eest, mida sa oled tema nimel teinud siin selles elus. Ja sa näed teda, kas see on sinu jaoks rõõmupäev. Kas oled siis edukas usklik?